Kokovainen Venäjä. No, kun tsaarat tapettiin ja Sovetskina kanssa. Kokovainen. Että sitä ikätti piti, risti jalkastusi. Ja se tõesti mu vend ütles nüüd, siis ma tunnen, et lätsi sõi ja tulli sõi. Ta sõid see risti-rästi, no poiss, mis ta pann see nii igati kanti ja veel ta nuri, no ma tuli Iin Eestimaale. Kui ma juba Arno sünnitasin, siis minu puukangega ämpällä saas liiguta. Ma enda last mitte kellegile, mitte ütelgile ma usaldada. Ma olin nii kinni, siis mul vend ütles, et siia saad nagu kui tinutad, et ma ostan sulle Vene riigi peale kõik pileti. Ilma tasuta ja ostad vaguni ja kui sa sõidad noille saatile kraana käsuva nii, et sinu kus vaja maha võtta, kus peale võtta ja vau, ma olin enda pojaman, mis jalgaga, aga ma sõitsin Eestimaale. Ta sõitsi takana, ta sõitsi siis nii risti ja kui ta tahtis, et ma ka sõida. Ma kui poja sünnitasin, no mitte sammuga. Nii palju oli mul poig, siis vanaisa kotun, kui koolile lõpupidu. Siis vanaisa, vanavill oli siis mu poja juurem ja emaga läksime lõpupidu, palun sellepärast. Emal võtsime kandidaat kinni, tema poig oli kooliõpetaja, siis muidu me sinna kooli lõpupidune saavad. Siis ma võtsin ema kandidaat kinni, pašli kooli lõpupiduda. Ma lõin noortega tantsu, kooliõppe, kooli vanempidega, lastevanempidega, noorte. Ma olin nii samuti saanud Karova sugune. Ma seal noorte laste seem oli nii samuti noor nagu lapseki. Ja nii palju oli siis mul poig ainult eraldi minust, kui oli koolipidu ja oli vanaisaga kodu. Muidu ma mitte jalgaga, mitte sammugi. Läksime Piitriga mõtsa Marjule maasitit, laitsüten, mis me lapsele teksime, Piitri võtsa tõmmas kase nii osa alla, pletse kinni kõvasti ja tema tekikana alla ja laitsina peale. Nii et Arno sai õhu ärise, vai ta oli tiljakana seal aastana. Siis me Marjuga rääksin. Me korjasime mitte sääntekausi. Suure kausi täis korjasin Marju. Sovetski aiku. Ollut kübekene tsukast. Me teksime nii, et südas mõtsan Marju sübreid vaja. Teine kisseli, me oli mõlempi kisseli immulis, no see maguse taht ja ega Piitres suisutas mida. Teksime kisseli nukkurat. Mõru, tubak. Tosta läste siis Vana-Augusti isa sõitse meile külla. Vana-Piitre sõitu kisseli ära. No me oma vennaga, mõru, juuduga käisasi. Ja tsukart kullarahas. Ja kun
Minu ema elas siin Nõukogude riikin, kun me läksime tsaariaiku sinna Tsaarantse seal maad, Eestimaal oli Moonakas, Sangaste mõisa Moonakas. Siis oli tsukert nii palju, saanud see suure kutsuti päätsukker ja tükitsukker ja nii saanud tsukker, et ragusid nagu kivi, et tulid salasi, ja kui Sovetski tuli, mitte grammiga, aga tširgunokadast ka kuskilt oli. Vau, kus kõik hääletasid Stalin, Stalin ja mitte grammigi tšukk. Nikolai tuli maha talle ja siis mu ema ütles niimoodi, ei enam ei tule Nikolai. Nikolai jäi kun mänäski massu sola. Mis nad jäivä lihaa vai mis nad riigile myyvä, tuu kõiki riik osta massa kinni ja neil mingisugust masses ole. Ja nii põlluvärk jälgi jahu. Tuu võt see riik osta üles ja saad see veel Euroopat. Venemaa nisu jahu oli väga hää ja sõja alguses nad saatsid selle sakslastele. Ja, sakslased sööditi täis ja tuldi siis Venemaale kadale. Ja, ja, niimoodi. Ja küll. Võrute poik, et ole meelene.